Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja need, kes vaatavad meid YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi. Ja millest me muidugi täna ikkagi alustame, Mihhail, kui tihti sina Aleksander Stubbiga golfi mängid? Ja mina golfi kahjuks ei mängi, aga nagu me teame, et kahjuks sport ei ole poliitika vaba ja õnneks ka spordiga saab poliitikat mõjutada. Ja mis veel, isiklikud suhted. Pole midagi teha, aga ka suures poliitikas isiklikud suhted mõjutavad otsuseid. Ja lugupeetud Soome president saab aru, et niimoodi teha tegelikult see suur poliitika nagu toimib. Ja see, et ta sai päris mitu tundi suhelda Ameerika presidendiga. Hommikusöök, lõunasöök, tunnid golfiväljakul. Ja näitab, et esiteks, tõenäoliselt ei ole ainult tema isiklik saavutus, see on ka Soome diplomaatia saavutus ja see on suur saavutus. Teiseks, et Soome on jätkuvalt suures mängus. Kolmandaks, see on päris diplomaatia. Vaat see ei ole ideoloogia, see on diplomaatia. Sa ei nagu lähtu sellest, kes on Ameerika president, sa ei lähtu sellest, mis on päevapoliitika. Sa lähtud sellest, mis on sinu riigi vajadused ja pikaajaline strateegia. Ja iga riigi juht saab peaks aru saama, et suured riigid määravad poliitikat maailmas ja nendega tuleb suhteid hoida. See ei tähenda, et sa pead alluma, aga sa pead lähtuma sellest, et pole midagi teha. Aga kui sul ei ole suhteid suurte riikidega, siis tegelikult sul ei ole ka rahvusvahelisele areenil võimalust midagi saavutada ja midagi mõjutada. Ja nii on. Ja ma arvan, et ka need sõnumid, millega lugupeetud Soome president tuli välja, näitavad, et ta ei mänginud niisama golfi seal. Lauri, millal Eesti hakkab siis jääelõhtujate jaoks tehaseid ehitama, et kas need otsused on juba valitsuse poolt Riigikokku jõudnud? Ja ma loodan, et tõesti, et arvestades seda Soome presidendi külaskäikus Ameerikasse, siis eks ta seal ju käis nii-öelda uuesti, et saada garantiisi, et need jääelõhkujate ostud ikkagi on jõus. Sellepärast, et jääelõhkujate tegelikult selline alusleping või siis need mõtted olid ju tegelikult Trumpi ajal allkirjastatud, et USA hakkab ostma neid jääelõhkujaid. Ja tegelikult loomulikult see on päris suur panus Soome majandusse ja minust siin saab ainult Mihhailiga nõustuda, et vaadata kogu sellist Soome poliitikat, siis on näha, et seal on olemas strateegia, on olemas pikk vaade, millest siin väga palju üks erakond armastab rääkida, et nendel on mingisugune pikk visioon, aga tegelikult me selgelt näeme, kuidas meie naaberriik on suutnud tegelikult ju erinevate riikidega alati väga häid diplomaatilisi suhteid omada, teadmisega, et tegelikult üks naaberriik ida pool on, sealt saab alati ootamatusi ka tulla ja selleks on ju ka Soome ennast ju ka pidevalt ette valmistanud ja kogu selle protsessiga ju ka tegelikult tegeleb igapäevaselt. Nüüd, kui sa nüüd küsid, et majanduslikult, et kas Eesti peaks reageerima ja alustama soomlastega läbirääkimist, loomulikult. See on meie ettevõtete huvides, meil on ettevõtted, kes tegelikult ju on päris tugevad laevaehituses ja me teame ka seda, et soomlastel ei ole sellist mahu tagamiseks praegusel hetkel ka jõudlust. Ehk siis, kui sa vaatad ka neid uudiseid, siis minast nende jõudlus jääelõhkute osas on kas 1 või 2 laeva aastas. Siis tegelikult praegune meie majandusminister peaks olema samamoodi Soomes. Et ma ei tea, kas nüüd golfi mängimas, aga
vähemalt Võib-olla kabet. No võib-olla kabet on ju või tennist. Et igal juhul sport liidab ja ma arvan, et arvestades, et meil on ka oskus olemas ja soomlaste poolt on siis nõudnud läbi siis USA turu ja kaasa arvatud ka tegelikult Kanada on ju ka plaanis, Kanadal on samuti plaanis Soomest osta lausa 24 jäälõhkujad, et me võiksime kindlasti sealt oma osa saada. Aga mida soomlased teevad teistest lääneriikidest paremini, sest nad on ajalooliselt pikka aega olnud erisuhetes Venemaaga, aga nad on praeguse selle uudiste valguses tundub, et nad on ka erisuhetes USA-ga. Et ma ei ole kuulnud, et Eesti Vabariigi president käib USA-s golfi mängimas, aga seda ei tee minu teada ka Macron. Vaata, ma arvan, et Soome puhul saab öelda, et seal on väga kindel arusaam, mida tähendab poliitika. Poliitika teadaolevalt on majanduse kontsentratsioon. Ja tõepoolest aastate jooksul Soomel olid väga head suhted Venemaaga ja nad said selle ees sealhulgas ka meie käest väga palju etteheideid, aga mida see hea suhe tähendas? Puhas pragmaatika. Nad teenisid raha ja selle rahaga, mida nad tegid? Tugevdasid enda julgeolekut. Ja kes täna on rohkem sõjaks valmis? No räägime väga konkreetselt. Meie, kes alati olime väga kriitilised, kui mitte öelda sõjakad, aga sisuliselt midagi ei ole teinud, et olla valmis. Või Soome, kel olid head pragmaatilised suhted, tegid äri ja tänu selle ärile kogu aeg kasvatasid enda majandust ja suur osa sellest majanduskasvust suunasid ka julgeoleku tugevdamiseks. See ongi võib-olla see vastus, aga ka tuleviku perspektiivis, kas keegi kujutab endale ette, et Soome hakkab rikkuma suhteid Ameerikaga. Miks? Sellepärast, et Trump midagi ütles või midagi teeb. Meie seda ikkagi natukene vahest teeme. Et meie eelnevad poliitikud püüavad siis anda nagu hinnanguid ja siis igati jällegi kritiseerida. Ütleme nii, et seisukoht peab olema ka meil ja see peab ka olema ka kriitiline, kui selleks on tõepoolest põhjus. Gröönimaa vallutamine Ameerika poolt ei tundu olema adekvaatne plaan, et seda me heaks kiitma. Seda arvad sina, Mihhail, aga Ameerika Ühendriikide presidendi ei arva. Heaks kiitma võib-olla ei pea, aga kedagi isiklikult nüüd ründama ka ei oleks väga mõistlik. Ja kuskil Facebookis nagu kirjutama, et Trump on kloon, nagu mõned poliitikud endale lubavad, nagu ei ole väga mõistlik pehmelt öeldes. Ja samamoodi ma ei kujuta endale ette, et Soome praegu hakkaks rikkuma suhteid näiteks Hiinaga. No milleks? Et keegi ei tea, kuidas maailm hakkab arenema nagu tulevikus, aga lihtsalt ideoloogiliselt või lihtsalt selleks, et näidata nagu enda seisukohti, nagu lihtsalt ei ole mõistlik. Vaata, soomlastel on minu arust kindlad seisukohad ja ikkagi tavaliselt inimestele meeldivad kindlad seisukohad, et sa nagu ei proovi seal ujuda. Ja minu arust soomlased on selgelt välja öelnud oma seisukohad, kaasa arvatud kindla seisukoha, mis puudutab, kas Ukrainasse saata oma sõjaväge või mitte, peale siis potentsiaalset vaherahu või rahu siis lepingu sõlmimist, siis ju selgelt öeldi, et meie oma poisse ei lase sinna. Et see on selge, meie liitlase selge seisukoht on ju, aga teistes nii-öelda valdkondades nad ju teevad ikkagi koostööd on ju, kaasa arvatud ka humanitaarabi ja kõik nii edasi on ju. Ehk siis, mis ma tahan sellega öelda, minast meie poliitikud ja praegune valitsus läheb hästi kergelt kaasa nii-öelda peavooluga, ja ei mõtesta lahti, et mis siis tegelikult see tähendab meie riigi jaoks, mis tegelikult tähendaks meie inimeste jaoks. Ja minast täpselt samamoodi on ka erinevate direktiivide ülevõtmisega, erinevate otsuste ülevõtmisega, mis tehakse Brüsselis,
kus selgelt võiks öelda, et ei, me ei ole sellega nõus, meie riik ei soovi seda, see mõjub meie riigile laastavalt, nii nagu ka see toimus ju tegelikult põlevkivi otsuse osas. Me oleks pidanud selgelt ütlema, et me kaitseme seda piirkonda, me kaitseme seda siis sektorit ja need hääled tihtipeale ei kõla seal. Et just nimelt, et olla nagu nii-öelda pai laps, et alati saaks öelda, et vaadake, et see Eesti ju tegelikult on ju tublid poisid ja tüdrukud, nad on alati kõigiga nõus, on ju. Aga see alati kõigiga nõus ongi see probleem, et hiljem maksavad kinni selle tegelikult meie inimesed. Mina soovin Soome presidendile edu, mul on selline tunne, et tal on väga selge arusaam, kuidas ta tahab maailmapoliitikat Soome vaates suunata ja Eestis võiks tegelikult ka olla selline selge arusaam ja käekiri, sest minu arvates vaielge vastumehed, aga Eesti eriti välispoliitika puhul kõige kurvastavam asi on see, et meil puudub käekiri, mis ühendaks mitte ainult neid poliitikuid, vaid Eestit tervikuna. Mulle tundub, et meil on vale arusaam progressiivsusest ja diplomaatiast. Vaata, meile tundub, et me oleme progressiivsed siis, kui me eelkõige pakume nagu loosungid või siis võtame loosungid üle. Hea näide on seesama rohepoliitika. Et Brüssel ütles, et teeme ära, meie ütlesime, aga meie teeme veel kiiremini ja paremini. Et ja keegi ei ole analüüsinud, mida see tähendab meie majandusele ja meie inimestele. Oli tähtis loosungiga välja tulla. Et loobume põlevkivist, maksustame põlevkivi, las see meie inimene elektri eest maksab rohkem, aga me saame öelda, et me oleme progressiivsed, rohelised ja nii edasi. Ja teine nagu probleem, et kui me nende loosungitega vehkime, siis me mõnikord unustame ära, et see, mida kuidagi saab veel müüa sisepoliitikas loosungina, ei ole võimalik müüa suurel rahvusvahelisel areenil. See on lähed Kaja Kallase nii-öelda väljaütlemist. Ja eriti, kui sa ei ole enam isegi riigi esindaja, vaid terve Euroopa Liidu esindaja. Ja selline, ütleme nii, võib olla natuke infantiivne arusaam diplomaatiast ja poliitikast tõepoolest võib tähendada, et keegi ei võta tõsiselt seda, mida me räägime ja teeme, rääkimata sellest, et sellised loosungid ja selline poliitika ruineerib meie majandust. Ja vaata, rääkides majandusest jällegi tuua soomlased näitena, on ju ka suhted Hiinaga, et mis korraks siit läbi käis, et Eesti riigis, kui sa teed riigihankeid, siis tegelikult Hiinas toodetud veeremid me ei saa osta. Et selles mõttes on välistatud faktor. Kui sa vaatad Soomet, kui sa vaatad Norrat näiteks, Rootsit, siis tegelikult ühiskondlikus transportis veereb see Hiina buss ka. Ja mis on tunduvalt soodsam. Ja kus me sellega nagu kõige rohkem kokku puutusime, siis ka Tallinna puhul see oli siis aktsiaselts TLT-s, kus siis me, kui vaatasime seda uut veeremit, mis siin praegu parasjagu siin ka meil tänavatel sõidab, siis me kaalusime erinevaid variante. Ja siis tegelikult näitajate poolest, nii tehniliste näitajate poolest, kui ka hinna poolest, oli siis see Hiina veerem meie jaoks kõige parem. Ja uurisime ka Soomest siis meie kolleegidelt, et kuidas need bussid saavad siis hakkama, et kas nad on töökindlad ja nii edasi, saime ka positiivsed arvustused. Aga kuna meil riik on otsustanud, et meie nagu nii-öelda Hiina toodet läbi riigihangete ei saa osta, siis nii on. Et vaata, see ongi see koht, et siin puudubki ju selge nagu selline ratsionaalne nagu lähenemine selle asjale, et kuidas siis meie naabritele see sobib pool odavamalt, see buss, aga meile väiksel riigile, me kuidagi ei saa nagu pool odavamalt selle Hiina bussiga sõita.
see on probleem. Hiina bussiga võiks sõita küll, et kuigi ma tean, et praegu on rehvi vahetuse aeg ja enamus rehvi töökodasid Hiina rehve millegipärast ei soovita, ütlevad ostage ikkagi Euroopa omi. Ma ei tea, kas see on siis kvaliteedi küsimus või on küsimus poliitiline, aga arme siin seda enam, et talv veel tuleb tagasi. No seda nad ähvardavad. Et ärge veel vahetage. Ja ärge veel vahetage. No ma olen juba ühel autol ära vahetanud, nii et aga no olgu see. Aga nüüd Riigikogus tehakse jälle aktiivset välispoliitikat ja ma saan aru, et põhiseaduse muutmine on tekitanud mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt selliseid suuri küsimärke, et Islandi suursaadik saatis Riigikogule kirja ja küsis, et mis toimub, et miks nende kodanikud nüüd enam ei saa kohalikel valimistel hääletada. Et kas siiski on tegemist ainult agressorriikide, see sõna kõlab mulle muidugi selline nagu võib-olla vähe ütlev, sest mõned teised riigid, kes ei ole Venemaa ja Valgevene, tunduvad ka natukene agressiivsed, ütleme nii. Aga kas on ainult agressorriikide kodanikele suunatud, millist välispoliitilist mõju see konkreetne seaduse muudatus kaasa võib tuua? No juhul muidugi, kui see üldse seaduseks saab, sest on mingisuguseid märke, et president ei tahagi seda võib-olla välja kuulutada erinevatele põhjustele viidates. Tead, põhiseadus on kõige olulisem dokumentseadus on ja tegelikult läbi selle otsuse, mis eelmine nädal Riigikogu tegi, lörsti see lihtsalt ära. Ja tegelikult ka rikuti suhted meie liitlastega. Ja kui nii-öelda avalikkusele kõlama, et tõesti selle põhiseaduse muudatusega võeti siis agressorriikidel esindajatel, kodanikelt siis valimisõiguse ja nüüd siis hallipassi omanikelt, kes võetakse siis valimisõigus juba järgneva valimisperioodi lõikes. Aga tegelikult võeti ära veel ukrainlastelt. Ja minu teada ukrainlasi käis eelmistel valimistel kuskil 3500 inimest, kes käisid. Hääleõiguslikke on 3 korda rohkem, 4 korda rohkem, 4 korda 16 000. Ja siis lõpuks võeti ära nii USA kodanikelt, Kanada kodanikelt, Islandi kodanikelt, Norra kodanikelt ja tõenäoliselt. Kas nad on ka agressorriigid? No tuleb välja, aga tegelikult need samad inimesed, kes elavad siin, paikselt elavad ja ma tean oma kogemusestki, kui olin Mustamäel linnaosa vanem, siis seda inglise keelt pidi kasutama päris tihti. Ehk siis ikkagi inimesed tulid, vaatame sellele, nad on välismaalased, neil olid kohalikud probleemid, eelkõige linnaruumi aspektist lähtuvalt ja ikka ju selles mõttes linnaosa valitsus ju ka neid küsimusi lahendas ja nendel oli ka ootus ja lootus, et nad saavad ka panustada oma siis häälega. Et kas nendel meeldib see nii-öelda otsused või mitte. Ja nüüd selgus, et aga nendel riikidelt võeti ka valimisõigus ära ja nüüd siis tõesti, et sa mainisid ühte kirja, mis tuli esmaspäeval Riigikokku Islandi saatkonna poolt, et küsiti, aga mis siis juhtus? Et miks võeti ära Islandi kodanikult siis õigus valida kohalikel valimistel, kui ta on siin paikselt elab, et mis see siis põhjus oli. Ja kui me vaatame, kuidas see protsess kulges põhiseaduskomisjonis, siis see muudatus tegelikult, see viimane muudatus tuli alles 3. muudatusena, kus siis võeti need õigused ära. Ja seal oli selgelt kirjas, et Välisministeerium pidas nõu riikidega, meie liitlastega, ja mustvalgelt on kirjas, et tegelikult saadi infot, et meie liitlastel ei olegi nagu nii-öelda ootust, et nende kodanikel oleks siin valimisõigus. No tuleb välja, et vaadates seda kirja, mis tuli siis Islandi saatkonnast, no järelikult see töö Välisministeeriumi poolt jäi tegemata või tehtud korralikult. Ja loomulikult me tõstatame selle küsimuse uuesti ka Riigikogus ja ma arvan, et seda küsimust peab kindlasti ka vaatama päris tõsiselt president, kes hakkab seda siis võtma seda otsust vastu, et kas ta siis kinnitab selle seaduse muudatuse või mitte, aga see info peab ka temani jõudma, et kas Välisministeerium tõesti tegi oma töö ära ja saigi selle info, et nendel ei ole siis ootust ega lootust osaleda valimistel või siis puhtalt valetati meile.
Ja minu arust see kiri Islandi saatkonna poolt kinnitab ju seda. Avalikkuses on seda seaduse muudatust nähtud eelkõige kui Keskerakonna valijate, ma ei tea, valimistest eemale hoidmisena või millegi muuna sellisena. Mihhail, mis arvad, kui suur mõju juhul, kui see päriselt ka nüüd seaduseks saab, on üldse valimistel Eestis ja sealhulgas ka Keskerakonna? Valimisteni on jäänud pool aastat. Seadusandja muudab reegleid pool aastat enne valimisi. Tegelikult see on vastuolus rahvusvaheliste normidega ja vähemalt ühe konventsiooniga, mida ka Eesti on allkirjastanud, kui me räägime rahvusvahelisest aspektist. Nüüd see, et päevapoliitilistel põhjustel muudetakse põhiseadust, on iseenesest nagu pretsedent ja suur probleem, kui me räägime nüüd õigusruumist. Kui ka tulevikus hakatakse päevapoliitiliselt põhiseadust muutma, tegelikult meil on väga suur probleem käes, probleem õigusriigiga ja probleem demokraatiaga. Nüüd vaata, kasutatakse praegu väga konkreetsed sõnumid. Agressorriikide kodanikud jäid valimisõiguseta. Ja see oligi see eesmärk. Aga nüüd ma küsin, kes need inimesed on. Need ei ole need inimesed, kes saabusid Eestisse 2 aastat tagasi. Inimesed on siin sündinud või elanud terve elu, töötavad siin, sünnitavad lapsi, kellest saavad Eesti kodanikud. Ja me räägime tegelikult suurest osast, meie ühiskonna suurest osast, 160 000 inimest vähemalt. See on 12% meie elanikkonnast. 12% meie elanikkonnast. Ja siis mis see sõnum siis praegu oli? Et 12% meie elanikkonnast on oht riigile. Kuidas me edasi elada saame? Kui sa saad aru, et 12% ühiskonnast on nagu vaenlased. Siin endine KAPO direktor ütles nagu väga tabavalt, et kui me niimoodi arvame, siis me tegelikult peame probleemi lahendama ja see, et me valimise õigust võtsime ära, ei ole mingi lahendus. Et nad on ikkagi siin. Nad on siin, nad said negatiivse emotsiooni, et tegelikult oleks vaja välja saata inimesi. Kui lahendada probleemi, kui meil on nii palju vaenlasi, et kriisiolukorras, ja me oleme kriisiolukorras praegu, kui on nii palju vaenlasi tuleb välja saata. Ja kuidas me hakkame nagu edaspidi eksisteerima. Ja kes on siis meie vaenlased? Venemaa kodanikud, Valgevene kodanikud, Ukraina kodanikud, siis USA kodanikud, Norra kodanikud, Islandi, Lõuna-Korea, Armeenia ja nii edasi ja nii edasi. Kõik vaenlased. Aga kes on liitlased? Siis nagu liitlasi nagu väga järgi jäägi. Tegelikult ei olegi, aga vaata, kui me räägime, Euroopa Liidu kodanikud saavad jätkuvalt hääletada, et see võimalus on säilinud, aga kui me räägime Euroopa Liidust, siis meie olukord, mis meil oli, nagu, ei olnud unikaalne, et kolmandate riikide kodanikud said hääletada. Tegelikult Euroopa Liidus on 13 riiki, kus saavad hääletada. Pooled sisuliselt. Ja 10 riiki, kus saavad ka kandideerida. Ja üks nendest on Soome. Me Soomest palju rääkisime ja kui me, loomulikult me saame öelda, et meil on teine ajalooline kontekst ja teine geopoliitiline olukord ja naaber, aga Soome puhul kas on teistmoodi või Leedu puhul kas on teistmoodi. Soome oli viimase, kui palju siis 86 aasta jooksul Venemaaga 2 korda sõjas. 2 korda. Ja vaatamata sellele Venemaa kodanikud saavad praegu mitte ainult hääletada, vaid ka kandideerida kohalikel valimistel. Sest Soome on pragmaatiline. Nemad saavad aru, et iga elanik nende riigis on riigi ressurss.
ja mida rohkem see inimene on motiveeritud panustama, seda suurem kasu on ühiskonnale ja riigile. Ehk siis iga riik saab maksimaalselt saavutada siis, kui ta kontsentreerib seda ressurssi. Ehk siis ühendab inimesi. No Soomes on veel üks täiesti ootamatu asi, et Soomes on tegelikult ka teine riigikeel. 5,6% rootslasi elab Soomes ja neil on sellise väikese rahvaarvu pealt võimalik omada ka teist riigikeelt. Aga meil on üks teema, mida me tahame veel tänases saates puudutada. Aga ennem, et kui seda puudutada, ma räägin seda julgeoleku aspekti ka ära, et põhiseaduskomisjon ju seda kõike seda asja menetles, on ju. Ja mina ütlen kohe, et see julgeoleku aspekt, see langes peale esimest teist koosoleku ära üldse. Noh, see kadus nagu areenilt. Et see ei ole teema? Et see ei ole nagu teema. Et kui nagu tuldi sellega, et nad on agressorriigi nii-öelda kodanikud, nad on julgeolekuoht Eesti riigile ja seos sellega me peame muutma põhiseadust, siis see teema tuli korraks lauale, saadi aru, et see ei nagu ei mängi, sellepärast, et julgeolekuasutuse endised ja praegused siis juhid ütlesid selgelt välja, et noh, see ei ole see koht, mis tegelikult või siis nii-öelda seaduse muutmine, mis siis leevendaks seda olukorda, kui see nii-öelda käidi välja. Ja siis mindi hoopis teesidega edasi, et rahvuspõhised teesid tulid nagu mängu. Ja kui me seda lõpphääletusel ka menetlesime ja ettekandjaks oli ka põhiseaduskomisjoni üks esindaja Ants Frosch ja ka temalt mitmed Riigikogu liikmed siis talle esitasid küsimused, et kas siis julgeoleku oht on olemas, et kas siis seda tehakse lähtuvalt julgeoleku ohust, seda muudatust, kui palju seda üldse arutati komisjonis, siis Ants Frosch avalikult ju tunnistas, et peab tunnistama, see on tema sõnad, et tegelikult seda küsimust me väga ei arutanud. No, Lauri, see seadus oli tehtud puhtalt sinu pärast, sinu kiusamiseks, sinu nörritamiseks. Ei, minu kiusat oli nende inimeste... No, ma sain aru, see oli iroonia. Aga kiire kommentaar veel siia saate lõppu Enefit Greeni teemal. Suur läbi kukkunud. Sa ütled juba ette ära, aga mul küsimus oleks see, et miks Eesti valitsus ei suuda asju nii palju läbi mõelda, et sellist, ma isegi ütleks, nagu jama ei toimuks. Et no ja täpsemalt on siis see, et lubati rahvaaktsiat, lubati teha kõik inimesed õnnelikuks, et nad saaksid kuhugi investeerida ja nüüd korjatakse seda börsilt lups ära. No väga lihtne. See tõestab järjekordselt, et see rohepööre, see rohepoliitika majanduses lihtsalt ei toimi. Ja minu arust on väga hea näide, kui isegi riigi omandis olev ettevõte, no kes tegelikult oleme ausad, et on ju turuliider meil siin ja suudab oma siseressurssidega mõjutada väga palju protsesse, et arvestades võrkude väljaehitusega kõik nii edasi. Ja kui see ettevõte ka ei saa hakkama, siis ju näitab tegelikult, et see rohepööre, mis valitsus võttis ette, no sellel ei ole ka väga suurt tulevikku. Ja see on tulemus, mis praegu on siis nii-öelda siis meil siin samas laual. Ma arvan, kõige suurem probleem seisneb selles, et me järjekordselt näeme, et riigi juhtimises puudub strateegiline mõtteviis. No kuidas on võimalik, et riigi ettevõtte kõigepealt müüme ja pärast ostame tagasi. Ja veel keegi saab vahepeal nagu teenida. Ja mitte vähe. Ja mitte vähe. Et ostetakse päris hea hinna eest ja veel tuleb välja, et millegi pärast enne seda käis väga aktiivne aktsiate ost. Et keegi ostis ja pärast operatiivselt hea hinnaga müüs riigile tagasi. Et kuidas see võimalik on? Aga no see on veel eraldi aspekt, aga nagu põhimõtteliselt. Ja see tähendab jällegi, et selle ideega tuldi välja, et näidata antud juhul ühiskonnale, et vaadake selline progressiivne nagu lähenemine, et müüme nüüd Eesti rahvale, et Eesti rahvas on nüüd nagu omanik. Aga pärast hakati mõtlema, aga meil on 2 ettevõtet omavahel seotud
ja kuidas see koostöö hakkab nagu kulgema, kui üks ettevõte on börsiettevõte ja teine ettevõte ei ole börsiettevõte, et seal on väga palju ühes kontsernis igasuguseid detaile, mida tuleb nagu lahendada, igasuguseid suhteid, aga nüüd kaks ettevõtet, üks on siis erasektoris ja teine on riigisektoris, et nagu see ei tööta. Aga seda oli ju võimalik läbi analüüsida ikkagi enne seda, kui müüdi. Ja nüüd siis suure hurraaga ostetakse tagasi. Ja see on tegelikult üldine seis riigi ettevõtete puhul, sest puudub omanikupoliitika. Me seda nägime ka varem. Et Nordica on väga hea näide või tänaseks juba oli väga hea näide sellest, kuidas riik suutis 10 aasta jooksul 2 korda lennufirmat asutada ja siis pärast müüa või siis viia pankrotti. Kui meil niimoodi ka edasi see asi nagu läheb, siis tegelikult riik peab tunnistama, et ei olegi mingit kompetentsust majandusega tegeleda. Ja vaatamata sellele, et see info oli tegelikult ju valitsusel käes varem, et Enefit Greenil hästi ei lähe ja need otsused tuleb ju ära teha ja Eesti Energial hästi ei lähe ja need otsused tuleb ära teha. Samal ajal, kui see info oli käes, siis ikkagi püüti läbi suruda meretuulikute siis toetusmehhanismi summas 2,6 miljardit. Ehk siis, kui juba nähti ära, et see rohemudel ei toimi ja praegust nii-öelda see roheelekter on siis nii-öelda olemas, kui on meil tuul ja päike, siis me teame, et turul on ka hinnad negatiivsed või nullilähedased, siis see ärimudel juba ei toimi. Ja vaatamata sellele, et ikkagi anname sinna peale ja kui sa vaatad ka uue ministri väljaütlemisi, kus ta ühes lauses ütleb, et jah, meil on probleem juhitavate võimsustega, aga selle jaoks me nüüd hakkame vaatama, kuidas maismaal hakata doteerima siis tuuleparkide ehitust. Need ühes lauses 2 asja ei lähe lihtsalt kokku. Ja see ongi praegu selline tase. Neil on võimsuste juhtimisega ka probleem, eks ole. Aga sellega me tänase saate peaaegu lõpetame ja mul on lihtsalt üks lubadus veel välja käia järgmises saates, nimelt mehed, me avame kirjakasti, sest meil on üks kiri, mida me peame vastama ja Mihhail lubas, et seda me teeme ja kui keegi tahab meile veel kirjutada või ka joonistada, siis ka joonistamine on lubatud, siis tehke seda järgneva nädala jooksul. Stuudios olid Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi, kaunist keskhommikut.